Mul on väga hea meel siin saalis tervitada Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunikku, 18 aastat Hiiumaal elanud Katrin Koitu. Tere! Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik Katrin, olnud maakonnanõunik siis Muinsuskaitseametis 7 aastat ja nüüd viimased 3 aastat siis tegelen kõikide ehitismälestistega üle Eesti. Taustaks lihtsalt nii palju, et mina olen hariduselt arhitekt ja võib-olla minu kõhutunne on natuke teistsugune, kui on siin muinsuskaitsjate oma. Mulle meeldib täna see kõhutunde mõte, mis on läbi käinud, et mina vaatan võib-olla mõnda asja teise nurga alt, sest minul on teine teadmine. Ja just ennem Viljariga, kes kohe pärast mind tuleb rääkima, arutasime ühe objekti üle, siis temal oli kohe teine kõhutunne selle koha pealt. Aga see ongi nagu tore. Ja siis mõisapärand. Ja tänane teema tuli sellest, et olen nüüd viimane selle aasta alguses siiamaani olnud kaasatud selle nimekirjade korrastamisse, algselt hävinud mälestiste juurde, aga siis jõudsime järeldusele, et väga raske on neid hävinud mälestisi hinnata, kui nad on osa suurest kompleksist, ehk siis valdavalt mõisapärandist. Ja nüüd oleme jõudnud siis mõisapärandi hindamise juurde ja seal on väga palju sellist varemetes olevat pärandit, et kui ma võtan Muinsuskaitseameti registri andmed välja, siis esiteks on meil kaitse all 356 mõisakompleksi, millest siis 78 siis kompleksis olevat moodustab siis 2235 mõisahoonet ja 78 mõisahoonet on kaitse alla võetud juba varemetena, aga see varemetena kaitse alla võtmine on väga ebaühtlane, on mõnes kohas võetud kaitse alla mõisapärand nagu hoonena, kuigi ta on kohe juba sel hetkel olnud vare. Et see nimes vareme kajastumine on tegelikult natuke ebatäpne, aga hetkel on siis see info, mis meil on nagu olemas nimes kajastatud varemena, ehk siis 78 hoonet on varemena võetud kaitse alla, nendest 12 on peahoonet. Siis kuskil 121 mõisahoonet on varemestunud ja siis on üle 200 on avariilises seisukorras ja 10 mõisahoonet on hävinud, ehk siis neid maapinna peal olemas. Ja kui ma tegin kiire arvutuse, siis see teeb sellise tulemuse, et vähemalt igas mõisakompleksis on üks varemestunud või väga halvas seisukorras hoone. Ja kui ma neid varemeid või väga halvas seisukorras mälestisi vaatasin, siis püüdsin enda jaoks kuidagi kaardistada ära, et kuidas me saame hakata tulevikus neid mälestisi hindama, et mis on need põhimõtted. Ja kõigepealt tekkis mul küsimus, et mis asi on vare. Ja arutadeski kolleegidega, et kui on varemena kaitse alla võetud mälestis, et mis hetkel on ta vare ja kui palju peab siis seda hoonet või mateeriat alles olema, et oleks vare. Ja siis kasutasin sõnaveebi, küsisin, et mis siis on vare. Ja sealt tuli 2 erinevat kirjeldust selle kohta, et siis vare on kas hunnik, lade või virn või siis põlenud või purunud ehituse jäänused. Ja kui panna Google'isse otsing vare, siis tulevad välja sellised väga väärtuslikud ajaloolised linnuse varemed, mis on maastikul hästi nähtavad ja ma arvan, et kui me kõik korraks mõtleme, mis asi on vare, siis meil tuleb mingi selline pilt ette. Aga mõisapärandi puhul on see tihti teistsugune pilt, mis meile vastu vaatab. Aga on ka sellist väga väärtuslikku mõisapärandit ehk siis mõisapeahooneid, mis on ehitatud enne 1770. aastat, ehk siis need on need mõisakompleksid või peahooned, mis jäävad igal juhul kaitse alla. Nad on, olgu nende seisukord kui halb tahes, siis nad kaitse alla jäävad hetkel ehitusmälestisena, kui nad
neid ei ole võimalik konserveerida või hoida, siis lõpuks võib-olla saavad nendest siis arheoloogiamälestised. Aga selliseid mälestisi meil on. Üks on see, mida te näete, kui te sõidate Hiiumaa poole, ehk siis minu poolne on siis Kiltsi mõisa peahoone varemed. Ja siis teine pildi peal on siis Kloostri mõisa peahoone varemed. Et nende puhul on lihtne, me ei hakka siin kaardistama ega hindama neid kriteeriume, nad on nii vanad ja me neid kaitseme. Aga siis tulevad sellised natuke teistsugused varemed, ehk siis sellised arhitektuurse väärtusega varemed, kus vanuselist väärtust ei ole, aga nende varemete puhul neile otsa vaadates, seal keskkonnas viibis, saab aru, et seal on see mingi arhitektuurne detailsus olemas, et seda varemena kaitsta. Et me oleme ka sinna metoodikasse seda ka niimoodi kirja pannud, et varemete kaitsmisel tuleb riikliku kaitse all kaitsta erandkorras ka arhitektuurse väärtusega või näitena säilinud varemeid. Ja siin on mõned näited nendest, jällegi üks, millest mööda sõidate, kui te Hiiumaale tulete, on Ungru mõisavaremed ja ma arvan, et seal me kõik saame aru, et see on väärtuslik, see peab kaitsel olema ja nii ta jääb. Teiste puhul tekib küsimusi ja võib-olla tekib minul küsimusi. See on jälle üks osa näidetest, eks ju, et need ei ole kõik meil, aga et kui siin on näiteks siis Aavere mõisa puhul on säilinud hetkel see krohvidekoor ja me suudame seda pärandi arhitektuurset väärtust hinnata, siis kui selle pärandiga midagi ei tehta ja see dekoor kaob, et kas ta siis on ka veel arhitektuurselt väärtuslik vare või ta muutub lihtsalt paekivist varemete kompleksiks ja kas ta siis peaks olema kaitse all. Et need on need küsimused, mis mul lihtsalt on tekkinud ja mul ei ole neid vastuseid ja eks me neid, kui me jõuame nimekirjade korrastamisel sinna maani ja oleme kompleksiga jõudnud kuhugi maani, siis me need vastused võib-olla saame. Aga näiteks Aavere puhul on lihtne, et seal on ümber park ja abihooned, et isegi kui ta ei jää kaitse alla eraldi mälestisena, siis ta jääb osaks pargiks, ehk siis ta on nagu pargis olevad varemed ja ma arvan, et ta mõjub seal väga hästi ja ta on kaitstud. Lehtse mõisa peahoone puhul on nagu keeruline, sest temast ongi alles ainult see üks torn ja seal ei ole mitte midagi rohkem ümber, selle peale parki ja abihooneid. Ja siin tekib, ma juba tean, et meil tekib erinevate spetsialistidega arutelu, et kas see Lehtse mõisa peahoone torn sellisel kujul peaks jääma riikliku kaitse alla. Viljar juba noogutab mulle, et peaks jääma kaitse alla või ei pea jääma kaitse alla. Aga need on need arutelud, mis tulevad, need tulevad tulised ja ka teiste komplekside puhul siis selle Taheva ja Muraste puhul on ka, et park on seal ümber, mõnel on abihooned ümber, et seal see isegi kui see hoone või see vare ise ei jää kaitse alla, siis see park kaitseb teda, nagu just oli, et see park annab seda tuge ja me peame selle pargi kaitsmisel või selle mälestuse kaitsmisel arvestama pargiga. Et need on need sümbioosid, mis seal tekivad, aga arutelud on tulised. Muidugi Ungru puhul ei ole midagi seal peale selle varemete säilinud, aga jah, nagu ma ütlesin, et juba mööda sõites kõik saavad aru, et ta selles keskkonnas toimib sümbolina ja ta on säilinud hästi ja ma arvan, et seal me isegi keegi ei kahtle selles, et ta ei peaks kaitsel olema. Nii. Muraste ja Aavere, minu teada Aavere ka on mõlemad süütamised. Et kas siin on nagu juriidiline küsimus ka selle kaitse all hoidmisel või mitte? Et Murast oli täiesti teadlikult pahatahtlik süütamine, Aavere minu teada ka Aaverele. Sa mõtled, jah, käsitleda seda, esiteks nad ei ole kaitse all mitte varemetena, vaid nad on peahoonetena kaitse all, aga seal on pahatahtlikud omanikud olnud. Ja täitsa nõus, pretsedendi võib luua ja taastamiskohustus on võimalus. See tuleb teha teatud hetkel ära. Väga palju hiljem neid taastamiskohustuse nõudeid ei saa teha, lihtsalt see on nii. Ma muidugi hiljem vist jõuan selle mõtteni, aga põhimõtteliselt on see, et isegi kui
me teeme selle taastamiskohustuse või et need peahooned, mis ei ole varemetena kaitse all, vaid on varemist tulnud hetkel, teha korda, siis selle tööde käigus, kuna nad on seal õhu ja ilmastiku käes ilma kaitseta, et nende korda tegemisel võib-olla võib juhtuda seda, et me peame päris palju lammutama. Ja siis tekib see joon, et kui palju on seda mälestist siis alles ja kas me kaitseme teda siis sellisel juhul edasi. Aga need on need kohad, kus me peame mõtlema seda, kas see on põhjendatud või mitte. Et kas see on see rekonstruktsioon lõpuks on see vajalik seal, et võib-olla kui me paneme kõrvale sama ajastu väga hästi säilinud peahoone, siis me ütleme, et me siin seda ei nõua ja ta jääb varemeks mõisapargi osaks ja teises kohas kaitseme seda täielikult. Need on need küsimused, mul ei ole neid vastuseid, Riin. Nii et need tulevad, need on samad küsimused, mis mul on tekkinud. See põles sel ajal, kui mina ise ametis töötasin veel. Ja siis me hakkasime asju ajama selle taastamise nõudmiseks ja see kõik jäi, minust ta sinna jäi, kui mind ära koondati. Aga pärast seda pole 20 aastat, ma ei tea, mis on see ameti tegevusjuhis olnud selle mõisa puhul. Kas ja kui palju peab amet ise endale otsa vaatama sellega? Kindlasti peab, kuskilt kindlasti peab, aga jälle seal on tehtud taastamiskohustuse nõue juba ära sinu ajal, siis see on see alus juba, aga lihtsalt, et kui seda ei ole mingi hetk tehtud, siis 20 või 10 aastat hiljem minna nõudma seda ei ole saa seda teha, eks ju. Lihtsalt ei saa. Ja tähtis on ka see, et alati taastamise puhul on tähtis see, kui palju meil on seda materjali, mille järgi saab taastada. Et kui palju on dokumenteeritud materjali, et paljude puhul lihtsalt ei olegi meil seda ja siis ongi väga raske minna taastama, sest et mida sa siis taastad, kust maalt tekib see hüpotees seal. Aga nüüd me jõuame järgmiste varemete juurde, mille puhul nad on juba, see arhitektuurne dekoor on kadunud, nendest on jäänud sellised väga võimsad ruumilised elemendid pargis või siis ruumis on sellised ma ise neid nimetasin romantilisteks varemeteks. Ja nende puhul tekkis mul küsimus, et lihtsalt kui ma vaatan seda alumist pilti, siis mul on väga keeruline jõuda selle ülemise pildini, teadmata tausta. Et kui ma oleksin jällegi võib-olla tohutu arhitektuuri ajaloo taustaga ja teaksin neid hooneid läbi ja lõhki, siis on lihtne seda teha. Aga lihtsalt vaadates seda pilti, minnes koha peale, siis ma ei suuda seda näha seal. Ja siis tal ei ole seda arhitektuurset väärtust. Tal on see kohapealne ruumiline väärtus, aga pada puhul on see tugi seal jälle see park ja abihooned ja see kompleksi väärtus on olemas. Jälle ma tean, et tuleb tuline arutelu, et pada peab jääma, eks ju, riiklik kaitse. Olen ise sellel praegu vaadates kaugel koha peal käimata, ütlen, et ma pole kindel selles, aga võib-olla peab, kui koha peal olen käinud. Aga jällegi mulle tundub, et kuidas me riigina kaitseme seda, et mis me siis omanikule siin ka mängus olnud, et mida me omanikule siis ütlen selle vareme puhul, et tehku mida. Või siis ütlen, et see on see vare, see on kaitsel, aga ärge tee midagi, et see on see hääbuv, et see on lihtsalt hääbuv vare, aga ta on lihtsalt riikliku kaitsel. Aga kas ta peab siis olema riikliku kaitsel? Pargi osa. Et on need küsimused, mul ei ole vastuseid. Ja need on need mõtted, mida võiks siis hakata arutama, aga näiteks selle Keava mõisa puhul on see kurb asi, et ta ongi peahoone alal, tal ei ole seda toetavat struktuuri enam alles, tal pole parki ümber. Et kui me nüüd riigina ütleme, et me seda enam ei kaitse, mul on lihtsalt need külgmised võlvitud, mis iganes lisandused seal meeldisid, et ta on ruumiliselt väga efektne vare. Aga jällegi, et kui ma nüüd omanikule ütlen, et ta on ka peahoonene kaitse all ja minust on kaitse alla võetudki sellisena, et see ongi see koht, et kus tegelikult on vare, aga on võetud peahoonene kaitse alla. Et kui nüüd tuleb uus omanik, hakkab siin midagi tegema, siis esiteks, mis tingimused ma talle annan? Mul on väga keeruline talle tingimusi anda, et säilitada nii palju, kui ta saab, on ainuke tingimus või lähtuda fotodest. Ja see materjal jällegi, et kui palju seda algset materjali alles jääb ja kui seda algset materjali väga palju, seda seinaladu ja seda alles ei jää ja kõik tehakse koopiana üles, et kas siis see on vajalik meil riigina kaitsta.
Et need on need mõtted, mida tuleb suuremas ringis arutada, kaasata kõiki huvigruppe, aga selliseid romantilisi varemeid on palju ja eks see sõltub alati selliste romantiliste varemete puhul ka see, et mis seosed inimesed ise selles ruumis endale loovad, et mõned lähevad kohale, näevad seal, et appi mul kukuvad asjad pähe ja see on ohtlik mulle ja teistel on mingid omad mälestused ja siis tal tundubki see kõik nagu võimalusena ja võib-olla teine näeb seda ainult piiranguna. Et need on need ruumitunnetused, millega jälle see on see kõhutunne, mida meil on siin öeldud, et me peame numbrid siia taha panema. Kui ma sinna numbrid taha panen, siis ma ei ole kindel, et väga palju numbreid tuleb sinna. Aga jälle. Ja siis on meil varemed, mis on üles ehitatud. Ja arutasin just eile Läänemaa nõunikuga Kalli Petsiga ka selle sama mõisa pärast, see on siis Saare mõis Läänemaal. Ta on varemena kaitse alla võetud, aga ta on üles ehitatud. Seal üleval on siis pargikaart või see mõisakompleksi kaart, ehk siis park on kaitse all, peahoone ja abihooned, ehk siis ruumiline struktuur on alles, aga kas me niisugust rekonstruktsiooni peaksime kaitsma, et Tarvi metoodikas on selle välja toonud, et kui see on nagu oluline ja see toetab seda siis see võiks olla kaitse all, aga kui ma jälle teistpidi võtan, et mis tingimusi ma annan omanikule, kui ta tahab töid seal tegema hakata. Et mul ei ole nagu väga palju talle midagi anda, et kas ma pean siis teda piirama selleks, et kui ta jääb sinna parki alles selline peahoone, mis on korda tehtud, omanikud väga hindavad seda keskkonda, siis võib-olla ei peaks seda riiklikult kaitsma ja läbi pargi ja abihoonete see kompleks jääb alles meile, aga võib-olla omanikku selles hetkel ei peaks piirama. Et ma ei ole kindel, ma ei tea, mul ei ole võrdlevat analüüsi, kui palju meil sellise ajastu, selliseid peahooneid alles on, kas on, et need küsimused on meil ja seda võrdlevat analüüsi alati tuleb kõrvale võtta, lihtsalt ühte pilti vaadata ei saa, me peame leidma samaaegseid peahooneid, mõisakompleks, vaatama terviklikkust, eks siia tuleks kõrvale võtta korraks ajalooline kaart, kui suur see kompleks tegelikult on. Võib-olla ta ongi täpselt selline olnud ja siis ta ongi säilinud siiamaani meil täpselt sellisena ja tema kaitse peaks jätkuma. Ja siis meil on kaitse all varemed, mida nagu ei ole enam. Ja selleks on kiirel vaatlusel on 2 mõisakompleksi sellised, mis on varemetena kaitse alla võetud juba ja tegelikult seda algset substantsi või seda mahtu ei olegi võimalik enam hinnata. Üks on nendest siis Hiiumaa Suure mõisa mõis. All nurgas on peahoone, mis võeti peahoonele kaitse alla, aga ta oli juba siis varemetes. Vormsi Suure mõisa peahoone ja üleval on siis valitsejamaja varemed. Et vaadates seda pilti, siis te nagu mõistate, et seal ei ole seda riikliku kaitse eeldusi ja seda kompleksi ei tunneta seal koha peal. Säilinud on seal hästi jääkelder, mis on restaureeritud, väga võimas piirdemüür on siin. Ja nüüd kogukond on võtnud endale eesmärgiks ja siis restaureerivad siis seda siin neid teenijatemaja varemeid juba täitsa varemete moodi ja kõrged mahud on üles laotud, et nagu kogukond hindab seda, aga võib-olla riiklikult seda ei peaks hindama. Ja kui ma näitan teile nüüd seda pilti siia kõrval, ehk siis see on Vormsi Suure mõisa algne lahendus, väga ilus mõis olnud või peahoone on väga ikkagi nagu suurejooneline ja abihooned ja lähen tagasi siia, siis ma arvan, et siin ükskõik kuidas me neid varemeid vaatame, me ei näe seda mõisa seal enam ja ühe järeldusele, mis ma ise nagu olen jõudnud, on see, et kui ma vaatan varemeid ja ma ei suuda selle varemete eest tajuda algset mahtu või kuju hoonel, siis sellisel juhul need varemed ei peaks olema enam riiklik kaitse all. Kui tal ei ole vanuselist väärtust ja mingit väga, nagu Tarvi ütles, et kui on võib-olla mingi väga eriline maht alles, teda ongi ainult seda ühte tüüpi ongi nii vähe alles, siis ta peaks jääma. Aga kui meil on nagu mõisapärandit 356 mõisakompleksi, siis ma arvan, et Vormsi Suure mõisa sellisel kujul, vähemalt nii paljude hoonetega ei peaks olema
kaitstud, aga seal on säilinud park, kuigi meil on, siin on see õnnetu juhus, kus park on praegu punktobjekt, aga tegelikult on siin keskel see park ja allee alles, tiik on alles, et see park seal toetab seda keskkonda, need varemed seal pargis toetavad seda keskkonda, aga võib-olla siis need ehitised ise seda enam seal niimoodi ei toeta. Ja jõuame suurema siia Hiiumaale, teine varemetes kompleks, mis on võetud kaitse alla, on Vaemla. Kui te nüüd vaatate alumist pilti, siin tumehall kogu, on Vaemla peahoone varemed ja jällegi ükskõik, kui hästi te silmi kisitate või mõtlete, siis seda ülemist pilti te endale ette ei suuda kujutada. Et ka Vaemla puhul ma ei näe seda mõisa terviklikkust säilinud kompleksi seal enam, sest et kõik need, ehk siis pargialal olevad varemed seda ei toeta. Keskkonnaamet küll selle kaitsele jättis, nendel on seal väga väärtuslik taimestik ja ka nahkhiirtele hea keskkond on need võlvitud keldrid seal. Aga riiklikult ma nagu seda Vaemlat esile ei tooks, ma arvan, et meil on paremaid asju, mida kaitsta. Ja niisugused mõtted olen sinna kõrvale pannud, et siin, nagu ma juba enne ütlesin, et kui ikkagi ei ole võimalik hinnata mahtu, siis see vare ei peaks kaitse alla jääma ja kui hakata varet taastama või varemest üles ehitama ja sellest alles jääb väga vähe algset materjali, siis see võib-olla ka ei peaks ikkagi riiklik kaitse all olema. Ja lisaks peahoonetele on väga palju varemetes abihooneid, mis siis seda mõisakompleksi terviklikkust aitavad moodustada. Ja siin on üks valik varemestunust mõisahooneid, abihooneid. Ja need on kõik Suuremõisast. Ja kui pilti vaata, siis on nagu väga nutune seis. No nii on, et nad nagu üksikult ei toeta nagu midagi, ei anna nagu midagi, üleval on siis on tuuleveski varemed, siis on tall, viinaköök, väikelaut ja siis kõrtsi varemed. Aga kui me paneme nüüd need varemed kompleksi kaardile, siis ja võtta, et Suuremõisas on kaitse all 20 hoonet ja vaatame, kuidas need varemed siin on, et siis ma ütlen, et kui me neid varemeid enam ei kaitse ja laseme need ruumid seal vabaks, siis võib-olla me nagu ei peaks seda tegema, sest et need varemed aitavad seda mõisakompleksi terviklikkust lugeda meil. Et siin võib-olla ma mingil hetkel räägin endale vastu, et nagu võiks varemed lahti lasta, et võib-olla me ei peaks neid kõike kaitsma ja piiranguid seadma, aga mingi hetk, kui me paneme nagu kompleksi need varemed paika, siis need varemed on meil väärtuslikud. Ja eriti siin siis nagu peahoone ümber on mitu tükki ja kui me seal, et mida me siis tahaks näha nende varemete asemel, on nagu küsitav. Ja siia lõppu üks pilt sellest, et kuidas võiks varemeid kaitsta. Mulle nii meeldib, kuidas on varemed leidnud oma hea omaniku siin Suuremõisas kõrtsi juures. See on hea näide, kuidas varemed jäävad varemeteks ja on loetavad ja uus kihistus on juures ja see uus kihistus kaitseb neid varemeid ja nii meil see pärand on hoitud, aga selliseid omanikke ütleme nii, isegi siin, kui meie nüüd ametina või riik kõrvale astuks, siis need varemed ja see pärand oleks kaitstud kindlasti. Aga selliseid omanikke meil väga palju ei ole, nii et neid on ka tunnustatud ja ma arvan, et see on see, kuhu me võiksime mingi hetk kuidagi jõuda. Aitäh! Jah, küsimus. Ma kommenteerin oma peanoogutust. Lehtse mõisa torn on monument õnnetundele, sellepärast, et Hoinike Hüünede perekonda sündis meessoost pärija. See püstitati hiljem sellele peahoonele. Võib-olla on abiks. Aitäh! Et mul on küsimus selle kohta, et
kas üldse meie riik nagu mõtleb selle pärandikaitse peale, et kohati mul on tunne, et näe, eraomanik, las teeb, mis tahab. Üks asi, mis mul on läbi selle meie uue aja silma paistnud, on Narva-Jõesuu kuursaal, mis on hävinud selle aja jooksul sisuliselt. Et ta oli veel nõukaajal mingil ajal kasutuses ja mingit kohustust omanikul ei ole. Sama on need mõisadega, eks ole, kui ta on hävinud, siis vähemalt konserveerida. Aga seda ma ei tea, kas tehakse. No eks need ikka tehakse, konserveeritakse siin selle väikse lauda puhul on ju selgelt näha, kuidas on väga on tehtud seda varemete katustamist, ehk siis ongi see konserveeriv lahendus ja nii palju tehakse, kui on võimalik teha, ega omanikega räägitakse läbi ja püütakse leida need lahendused, et jah, alati saaks. Nojah, aga nii on. Aga mingit kohustust nagu meie enda pärandikaitseks. No eks see on ikka, eks me ikkagi kohustame neid selleks, aga kui omanik väga ei taha, siis ta leiab neid põhjuseid, miks ta ei peaks seda tegema. Nii on ka, kahjuks nii on, aga on väga palju, nagu viimasel pildil näha, on selliseid väga lootused seisus pärandile leitud uus elu ja on ka selliseid omanikke, nii et ma pigem näen seal seda positiivset poolt, et need varemed ja hooned leiavad oma õige omaniku ja siis nad saavad uuele elule tõusta. Jah, kahjuks enne hävinud. Jah, ka nii on. Alaski on tegelikult hea näide, mis omavalitsus. On veel küsimusi, kommentaare? Jah. Võib-olla nende replikatega ei ole, äkki on isegi ägedad mõnes kontekstis, et võib-olla neid, kui seal see keskkond on kaitse all, siis see replik lasta olla, et võib-olla seda ei pea ju eraldi kaitsma, aga ütleme, kui ta selle keskkonna ju toetab niimoodi, et lähed lastega varemetesse, siis alati küsivad, kas see siuke oligi, siis hakkad seletama, tegelikult olid tornid peale, aga vaata, kui nüüd lähed sinna, siis on katus on peale, maja nii nagu oli, et võib-olla seda ei peakski nii reguleerima, pigem kui ta on lihtsalt kaitse all selles mõttes, et toetab keskkonda, võib-olla sellest aitaks. Jah, võt see ongi see, et nagu Tarvi ütles, et kui me jõuame komplekside hindamise ära teha ja saame nagu anda need nagu väiksed muinsuskaitsealad, me saame anda igale hoonele tema kriteeriumid, et mida me seal siis hindame, see tegelikult annab omanikule selge suunis, et mida ta võib teha või ei või teha, tal on nagu lihtsam oma plaane sättida. Et kui me sinna jõuame, siis mulle tundub, et see on jah nii, et need rekonstruktsioonid on sellised keskkonda toetavad hooned ja me saame seal teha leevendusi. Jah, olen nõus, et see peab vaatama, et ka on palju Lääne-Virumaal mõisakompleksidesse tehtud hilisemaid rekonstruktsioone või asju, et peame seal lihtsalt vaatama, et kas see peab olema ja just mõtlema, et kuidas me saame seda kaitsta ja mitte omanike nagu ka meeletult piirata, et seal on need tasakaalu koht on seal. Kas, kui rohkem kommentaare küsimusi ei ole, et siis me täname väga sind, Katrin, et sa siin oled ja meie eest ka homme hoolitsed. Aitäh! Siin on selle raamat. Jah, aitäh!